läks. Nii et see on umbes 5 kilo kaalu siukene suur virakas kauss. Vaatasin, just mõõtsin, et tal on tema see helisagedus on 95 hertsi, mis väga sobitub. Ma vaatasin nendest tabelitest, vaatasin, et ta täpselt sobitub sellesse musikaalsesse häälestusse, mida peetakse 432 hertsi. Selle kohta on ka nagu pikk ajalugu, et iidsemad kultuurid kasutasid muusikainstrumente, mis olid häälestatud 432 hertsi sagedusse, mis tähendab seda, et meie maailma muusika ei ole tänapäeval selles iidses häälestuses ja on muudetud hästi palju teise maailmasõja aegadest, jõudes sinna Saksamaale, Hitleri ajastusse. Ja teadaolevalt siis 432 häälestus on siis kooskõlas meie maaplaneedi siis võnkesagedusega. Ehk siis kui me saame selles häälestuses helivõnkeid oma kehale, siis ta mõjub kõige rohkem harmoniseerivalt meie füüsilise tervisele, meie emotsioonidele, meie psüühikale. Et selles häälestuses helid lihtsalt veel rohkem harmoniseerivad meid ja tasakaalustab. Ja ta on siis põhimõtteliselt väga ürgse maalähedase heliga ja kvaliteedimärk on see, et kui ta vibreerib vähemalt 15 sekundit, siis see on hea kauss, paneme ta vibreerima. Sekundit sai täis. Panen ukse kinni, et kuuleks paremini. Teeme veel üks kord. No. Ja hakkabki umbes seal 15 sekundi juures hakkab nagu ära hajuma. Et ta on sellise hästi maheda. Hästi sellise rahustava helitämbriga. Et mida madalam heli on, siis seda rahustavam. Mida kõrgem on heli, seda rohkem ergutavam on. Kuidas ta siis kõlab? Ongi hästi madal, mõmisev heli. Ja kui tahta kahte heli korraga, seda madalat ja kõrgemat, siis ilmselgelt seda on ju lüüakse siia vastu. Sest ta on ka päris üürüksi kõlaga, kui ma löön. Ütleme, et tavapärast kausid juba heliliselt hajuksid ära. Et see ongi, mida pirakam on kauss, seda madalama heliga ta on ja seda rohkem ta vibreerib ja kumiseb. Ja mida väiksem on kauss, siis seda vähem ta füüsiliselt tuntavalt vibreerib. Ja väiksemad kausid sellepärast ei sobigi väga, ütleme siis selleks kihamassaažiks. Siis ta saab pähe panna ja jalgupidi sisse minna, kellel väiksemad jalad on ja peas oli hästi mõnus tunne. Näitan korra seda oma armi siin, noahaavast tekkinud arm. Ehk siis mul kogemata ma haavasin oma kätt ja siis käsi läks traumasse ja oli mul kinni seotud ikka mitu nädalat. Ja mida ma tegingi, siis mul oli nii suur traumaatiline füüsiline valu, et ma ei saanud sõrmi liigutada, ma panin lihtsalt selle käe siia sisse. Ja siis kogu aeg selles kindlas rütmis panin kausi vibreerima. Tegin niimoodi 5-10 minutit ja
võttis selle traumaatilise valu nagu vähemaks. Ta leevendab lihaspingeid ja kõik see vibra rahustab keha, kuna on tegemist madala helisagedusega ja füüsiliselt tuntavate võngetega, sest kuna ta on madal helisagedus. Et igasuguste füüsiliste vaevuste jaoks on ta väga super. Et need ongi siis nende maisete kauside eripärad, sest et kõrged helidega helikausid, nad ei suuda keha masseerida ja selliseid füüsilisi vaevusi tervendada. Aga jah, põhimõtteliselt kokkuvõttes on siis need madalad kausid on ka väga head meie, ütleme, neuroloogilise tervise jaoks, et kui meil on probleeme ärevusega, ma mainisin, igasugused neuroloogilised terviseprobleemid, mõnel on ATH või siis on unehäired näiteks, et madala heliga kausid on väga head aju siis tervendajad ja tasakaalustajad, seda ma tahtsin öelda. Ja väga sügavad maandajad, et see on nagu näiteks mulle väga sobilik kaus, sest et mul on vaja just oma aju kõige rohkem tasakaalustada oma tervise juures. Okei, super. Ja sinu kaudu saab siis kuskilt India avarustest? Jah, need ongi käsitöö siis helikausid, et Kotsa bränd on, mida mulle siis saadetakse ja nende käsitöö eripära ongi see, et nad on hästi pika sellise vibreerivusega ja hästi oluline on ka see kuulata ära, kuidas madalad helid ja kõrged helid, kui puhtalt nad helisevad, kas nad on tuhmid või nad särisevad. Et kvaliteedi erinevusi on hästi palju. Et kindlasti eelistad ühesõnaga käsitööd seda. Selge. Aitäh. Jaa, ikka.